Kallid kuulajad ja vaatajad, täna on meil külas Kadri Kulbak, kes on ajakirjanik ja MTÜ Elame Veel üks asutajatest. Tere Kadri! Tere! See on igati põnev, mida sa oled teinud selle heaks, et arendada ja edendada seda osa, millest kõik tahavad rääkida, võib-olla mõelda, aga vähe teha, mis puudutab siis vanade inimeste kuidagi elu positiivsemaks muutumist. Et kuidas see nii välja tuli, et see mõtetest läks tegudeni välja? No siin on päris pikk lugu, aga meil vist aega on. Et ma läksin õppima sotsiaaltööd Tartu Ülikooli magistrisse ja ma tegin enda magistritöö hooldekodu elanike autonoomiast niimoodi, et ma käisin 3 eriilmelises hooldekodus ja tegin seal osalusvaatlust ehk siis intervjuusid ja tegin ise ka seda hooldustööd. Ja üks probleem, mis sealt teravalt välja tuli lisaks sellele, et klientidel on vähe sõnaõigust igapäevastes tegevustes ja toimingutes kaasa rääkida, oli see, et on vähe selliseid mõtestatud ajaveetmisviise. Kindlasti siin koroonaaeg mõjutab, et võib-olla ei saa endale kõiki külalisi sinna esinema kutsuda või nii. Aga see probleem kuidagi jäi mind kummitama ja siis ühel õhtul enda kolleegi Hindrek Päriaga, ma ei tea, kuidas seda käänata, peaks tal küsima, et olime minu pool ja ma kuidagi rääkisin talle sellest kogemusest, selle hooldekodus käimisest ja nii. Ja siis mul kuidagi turgatas, et tahaks teha midagi sellist, nagu tehakse haigetele lastele, see minu unistuste päev, et viiaks siis selle väikse inimese üks selline suur soov täide ja et võiks seda sama teha hooldekodu elanikele. Ja siis mõtlesin sealt nagu edasi ja lõpuks jõudsin siis sellise ideeni, et võiks siis võimaldada hooldekodu elanikele osa saada kultuurisündmustest, olgu see teatrietendus või kino või kunstinäitus, et see lahendaks just nagu 2 sellist nagu probleemi, mis hooldekodudel sageli on, et ühest küljest ei ole seda transpordi võimalust, et ei ole kas endale ostetud sõidukit ja mis raha eest seda rendid, nagu nii tööjõukulud on suured ja hooldajatele tahaks ka kogu aeg rohkem palka maksta, samas ei taha ju kogu aeg kohatasusid ka tõsta. Ja teisest küljest just see, et ostaks siis need piletid nendele klientidele, kelle praktiliselt kogu pension ikkagi enamasti läheb selle kohatasu maksmiseks. Ja minu nagu hästi suur nagu eesmärk on just see, et saaks neid inimesi viia sealt majast välja. Et tehakse ka selliseid väljasõite aeg-ajalt, aga just, et nad oleksid osa ühiskonnast, liiguksid meie seas, sest praegu need hooldekodud ka enda asukohtadelt sageli on selliste kohtade peal, kus ei ole palju elu ümber, et kuskil linna ääres või metsade taga. Aga ma just tahan nendele inimestele hääle anda, et seda kindlasti saab teha meediakajastuse kaudu, et kui ajakirjanikud on nõus neid projektiga kajastama ja saavad nendega rääkida, ja tõesti, et tuua neid inimesi kuidagi ühiskonda rohkem tagasi. Aga kas sa oskad nagu öelda, et kuidas me nagu oleme sattunud nagu sellisesse olukorda sotsiaalselt, et meil on inimesed, kes on, ma saan aru, et oma perest siis, ma ei tea, väljas juba, et kas neil ei ole lapsi, kes nende eest saaksid hoolitseda või kuidas me oleme jõudnud sinna olukorda, et need hooldekodud eksisteerivad ja mis on see nagu vaimne seisund seal? Ühe hooldekodu õde ütles selle kohta hästi, et kui mujal maailmas viiakse eakas hooldekoju, et ta saaks enda vanustega suhelda, siis meil kuidagi viiakse nagu jalust ära. Et ma arvan, et kindlasti ei saa teha nendele peredele ülekohut või nendele kuidagi viltu vaadata, kes on enda siis eaka sugulase viinud hooldekoju, sest hooldekodus on ju palju häid asju. Muidugi see teenuse kvaliteet on hästi erinev üle Eesti, aga sul on seal ikkagi tagatud vähemalt 3 korda päevas soe toit ja ikkagi see hooldus, ka siin on kvaliteedi probleeme. Aga kuidagi, meil poliitikud muudkui räägivad sellest, et meil ikka inimesed peaksid saama ka kodus vanaduspõlve nautida ja peaks olema koduhooldusteenuseid ja et seda kogu aeg nagu mantrana räägitakse, aga
tegelikult kohalikud omavalitsused, kelle ülesanne on neid koduteenuseid tagada, nad millegipärast ei tee seda. Ja ikka on kuidagi populaarsem poliitikutele, ma arvan, tundub, et lappida neid teeauke ja teha midagi sellist, mille nagu tulemus on kohe näha. Et see, kui mingisugune sotsiaaltöötaja või koduhooldustöötaja käib selle eaka juures ja tegelikult aitab teda iga päev, siis selle eaka inimese tänulikkus võib-olla ei jõua kõikide valijateni, aga see, kui midagi suuremat on linnas korda tehtud või peatänav ära remonditud, eks ju, et siis see jõuab justkui kõikideni, et see sotsiaalvaldkond ei ole veel omavalitsuste nagu fookuses. Et samas muidugi on ka häid näiteid, et kas või Viljandimaa on selline, et neil on kõiksugu sotsiaalteenused olemas, et jah, et nemad on nagu, torkavad nagu positiivselt silma. Aga võt ma ei tea jah, millest see tuleb, et inimesed kuidagi ei taha ikkagi selle sotsiaalvaldkonna nende väga valusate küsimustega veel päriselt nagu tegeleda. Et võib-olla on siin ka asi selles, et meil on ikkagi Reformierakond nii pikalt valitsuses olnud ja et pigem sotsiaalteemadega tegelevad, ma isegi tooks jälle võib-olla sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond, et äkki on selles asi, aga pigem on see ju ikkagi KOV-ide rida ja peaks nagu valima neid inimesi, kui need teemad lähevad korda, et kelle programmis on siis ka need teemad nagu olulisel kohal. Kui vaadata nagu sellisest eksistentsiaalsest nagu vaatevinklist, et ideaalis me tahame, et probleemid ju ei eksisteeriks, et ühed poolt, kui nad eksisteerivad, siis me võiks seda proovida kuidagi väärikalt ära lahendada, aga teiselt poolt nagu see preventatiivne pool on ka oluline, et ühed poolt, mida me saaks teha, et need hooldekodud oleks nagu heas mõttes nagu tühjad. Jah, tõesti, see on see hea küsimus, et tegelikult me ei taha ju sinna nagu mingis mõttes üldse inimesi, aga kui nad seal juba on, võiks neil seal võimalikult nagu mugav olla, aga siin on jah jällegi see koduhooldusteema, aga minu meelest ennetuses on kindlasti nagu suuri puudujääke, et välismaal on päris ägedaid praktikaid, ma ei oska nii kohe riikide näiteid tuua, aga jah, kus näiteks käivadki sellised meeskonnad eakate juures ja uurivad, kas neil on juba mingi abivajadus tekkinud, kas neil on põrandal mingid vaibad, mille otsad võiks maha liimida kuidagi, et nad ei komistaks sinna otsa, sest näiteks kodus kukkumised on väga suur probleem, et kunagi isegi oli see haigekassa või keegi pöördus minu või minu kolleegide poole, et kuulge, et kuidas me saaksime ennetada seda, et inimesed nii palju kodus sõna otseses mõttes ära surevad, sest nad kukuvad, et kuidas seda probleemi ennetada, aga siin ma arvan, et jah, tõesti võiks rohkem fookusesse võtta need ka üksi elavad eakad omavalitsustes, et siin mingi aeg ilmus ka Riigikontrolli audit, kus oli juttu just sellest, et omavalitsused tegelikult ei tea neid inimesi, kes neil abi vajavad ja mul on siin ka näiteks tuttav politseinik toonud kurva näite Lõuna-Eestist, kus üks mees suri täiesti oma lagunenud majas, kus olid loomad, mis oli täiesti elamiskõlbmatu niimoodi, et sotsiaaltöötaja siis toodud toidukott oli ukse taga. Et selline väga nagu võigas nagu sümbol või pilt, et see toit on nagu toodud justkui nagu linnuke kirjas, aga mis oludes tegelikult see inimene on ja me hästi palju nagu just nagu sotsiaaltöötajate poolelt kuuleb ka seda, et aga mis siis teha, kui inimene nagu ei taha seda abi, et on hästi selliseid kangekaelseid vanemaid inimesi, kes ongi terve elu ise hakkama saanud ja nad tahavad nagu lõpuni üksi elada, et blokaadi elasin läbi ja siis teie tulete oma abiga, jah? No jah, et nad tahavad üksi hakkama saada, aga samas nad ikkagi neil on neid kukkumisi juba ja või see kodu pole korras ja nad ei saa seda sooja sööki kätte, et need on nagu need hästi keerulised olukorrad, aga siin tulebki mängu see sotsiaaltöötaja professionaalsus, et sa kuidagi suudaksid selle inimesega luua sellise usaldusliku suhte, et ta lõpuks on nõus ikkagi selle abi vastu võtma. Et vägisi ei saa muidugi kedagi nagu aidata, aga siin kas või näiteks Kuu-uurijas oli lugu sellisest mehest, kes oli nii-öelda koopamees ja elas kuskil ka lageda taeval täiesti ja omavalitsus nagu rääkis seal saates, et nad on nagu kõike proovinud ja pakkunud, aga kuidagi see saade ikkagi käivitas mingisugused protsessid niimoodi, et see mees on nüüd täna hooldekodus, mis kindlasti on talle parem koht, et see ei olnud nagu absoluutselt okei, mis oludes ta elas. Et kas või mu enda ka sugulane võttis minuga hiljuti ühendust, et siis ühe inimesega seoses, et kes on ka hästi kangekaelne näiteks ja keeldub igasugusest abist, et mida teha ja tegelikult endal on ka selline, et nagu segadus, et mis siis nagu teha, aga ma arvan ikkagi vähemalt võiks nagu teada anda nendest inimestest, kui sa tead, et su
näiteks jah, kortermajas elab neid üksikuid vanureid, et siis kas või igaks juhuks öelda, sest noh, jube kurb on see, kui inimesed surevad nii, et nad päevi hiljem võib-olla hoopis mingi halva haisu peale avastatakse. Seda kindlasti, see on tegelikult õudus, et noh, hästi paljud ju meist üritavad ju distantseeruda üleüldse sotsiaalsetest probleemidest, eriti mis puudutab ilmselt vanureid, sellepärast et noh, me tahame mõelda, et meie tulevik on ilus, selge ja tegelikult meie tulevik saab olla ju täpselt selline, nagu ta teistel on, aga kas sulle tundub, et see on nagu mingisugune tänapäeva probleem, et kui sa mõtled näiteks 100 aastat tagasi, et kõik elasid suure perega, et kes, noh, ma ei tea, kuidas sinu nagu peas see on, et kuhu sa seda nagu probleemi nii ajas kui ka nagu mõttes paigutad? Ja kindlasti siin mängib see rolli, et pered ei ela enam nii lähestikku koos ja no hästi tihti on see, et ka hooldekodu elanikud rääkisid mulle, et pojal on kogu aeg kiire, et ajab oma äri ja tütar elab Soomes, eks ju. See on väärtuste kriis. Jah, ja tegelikult võib-olla tõesti perekonna väärtuste kriis, aga samas ma alati siin ka mõtlen nagu seda, et kuidagi, et mul ei ole veel perekonda, aga ma tunnen, et kui mul oleks, et siis ma tahaks, et mu peresuhted oleks nii head, et ma ei peaks pärast manguma enda lapsi, et nad käiksid mind vaatamas, vaid et nad tahaksid seda ise teha. Et võibolla... Ja see on väga suur probleem nendele, kes on ilmselt nõukogude ja nagu põlvkonna inimesed, sest seal on see väga tugev just argument, et ma tahan, et keegi mind külastaks lihtsalt sellepärast, et tulge mulle külla. Et seda ilmselt maailmavaadet vist keegi ei osanud nagu välja arendada, et tulevikus sinu lapsed on kusagil kaugel ja sa pead kuidagi teistmoodi nendega suhtlema, et ma ei tea, vähemalt vene kogukonna nagu inimeste sees on nagu see hästi suur teema, et jõuga keegi tahab, et sa nagu tuled ja käid korra külas, aga seda suhet tegelikult seal ei ole ja kõik üritavad tegelikult ju kuidagi olla just kaugemal, et võib-olla nagu nad üritavadki kaugemale minna oma vanematest. Ja siin on nagu hästi oluline ka see, et kui tehakse selliseid projekte, kus näiteks koolilapsed viiakse hooldekoju, siis oluline on see, et mõlemad osapooled saaksid sellest midagi, et ilmselgelt sellele eakale neid lapsi näha on väga vinge ja see on juba emotsioon nagu oma, et veel toredam, kui ta loeb sulle mingit lehte ette või uurib sinu elu kohta, aga just see, et see noor saaks sealt ka nagu midagi tagasi, sest vastasel juhul võib see kogemus pigem nagu traumeerida, kui sa näedki väga võib-olla raskes seisus inimesi või väga haigeid inimesi, et siis sa nagu tahad jälle eemalduda sellest hooldekodust. Aga et kui siin ka rääkida täiesti võõrastest, kes omavahel suhtlevad, siis peaks nagu seda arvestama. Ja mis on nagu hästi huvitav ka, mille peale ma olen palju mõelnud, et kuidagi mingis mõttes on nagu lihtsam hooldada inimest, kes on sulle võõras või suhelda võib-olla siis võõraga või kuulata tema probleeme kui enda lähedase probleeme, sest miks see nii on? Ma ei tea, see on mingi inimpsühholoogi küsimus, et sest me teame liiga palju neid võib-olla, ma ei tea, kas kriisiolukordi või mingisuguseid konflikte, mis ei anna meile võib-olla olla nii lähedased. Ja võib-olla tõesti, et on seal need suhted kuidagi kehvad olnud ja kui siis keegi on hästi alandlik ja palub abi, siis nagu kuidagi ei, ka siis käsi tõsta aitama või ma ei tea, aga see on hästi huvitav, kuidagi mingis mõttes on isegi lihtsam olla toeks täiesti nagu võõrale kui enda lähedasele. Tegelikult me saaks ju seda korraldada niimoodi, et sina saaksid hoolt kanda kellegi võõra eest ja siis omakorda tema lapsed saaksid sinu vanemate eest hoolt kanda. Ja ma olen isegi ka mõelnud, et kas see võiks nagu toimida, et aga enda lähedastega ka, et kas kui räägib keegi enda lähedane enda probleemidest, siis sa nagu, sa oled nii palju kuulnud, see ei ole sinu jaoks nagu sündmus, sa võib-olla isegi ei võta seda lõpuks enam tõsiselt, et jälle ta kurdab ja tegelikult lähedased võivad ka nagu ikkagi ju rohkem ka võib-olla manipuleerida just, et saada nagu rohkem tähelepanu, võib-olla puhudagi mingeid asju nagu asjata suureks, et aga võib-olla võõrale inimesele nii nahaalselt nii-öelda valetama läheneda ei saa, eks ju, et siin on selline huvitav inimpsühholoogia, Ega tõepoolest, et võib-olla need väärtused on vaja kuidagi moodi ära kalibreerida, aga ma usun, et vähemalt siis, kui ma üritan enda olukorda vaadata, see on tõepoolest keeruline minna nagu oma sugulaste juurde seal midagi korda teha, kui sellepärast, et need on täpselt samad jutud, täpselt samad kommentaarid, siis kõik need traditsioonilised asjad. Et ta ongi nagu teatud pidi mingisugune lõks, aga me olemegi ilmselt nii ka vanavanemad kui ka nagu
no ma ei tea, isegi kui nooremal põlvkonnal oleks soov aidata, siis see on nagu väga keeruline seda teha, sellepärast et nad, sinu vanavanemad või noh, kes iganes sugulaste seas peaksid olema valmis seda kuidagi moodi vastu võtma, aga tavaliselt ta on kuidagi ikkagi mingi psühholoogilise pingega seotud, te olete ju minu, ma ei tea, kas lapselapsed, te peate minu juures käima, te peate, et ja just see kohustuslikkuse aspekt võib-olla tõesti, jah. Mida selles mõttes me saaks teha peale selle, et just nagu nende väärtuste osas, kas midagi on võimalik maailmavaateliselt midagi ümber mõtestada niimoodi, et inimesed muudaksid oma nagu mõttemalli ja mida nad saaksid, kuidas nad saaksid teistmoodi mõelda, et ma pigem näiteks oma elu investeerin sellesse, et anda tagasi inimestele, kui pigem see, et ma otsin mingisuguseid, ma ei tea, kas töövõimalusi, mis iganes, et ma pigem nagu tahaks sotsiaalsesse kapitali sisse nagu investeerida. Kuidas me saaks inimesed tagasi inimeste juurde, mitte protsessidele nii-öelda juurest sealt ära? Jah, see on selline hästi isiklik küsimus, et selles mõttes enamasti need, kes kuidagi rohkem inimestesse investeerivad, et ju neil peab olema mingi suurem empaatia võime või mingi isiklik touch kuidagi selle teemaga, et olla selline sotsiaalselt kuidagi tundlikud ja aidata ja tähele panna ja tõesti mitte ainult nagu rääkida, vaid päriselt minnagi juurde ja aidata, kui küsitakse, et noh, jah, ja noh, kõik see, mis nagu selliseid pereväärtusi puudutab, et noh, see on tõesti küsimus poliitikutele rohkem, et ja jällegi noh, et kuidas iga inimene enda elu nagu tahab elada, et muidugi ei saa sundida kedagi vägisi noh, kooselu elama ja perekonda mängima, et kui suhted on hapud, et selles mõttes noh, ma arvan pigem nagu hea, et meil on ikkagi elu ja maailm nagu nii liberaalne, et keegi ei pea nagu kannatama mingisuguses suhtes, mis ei toimi, sest noh, see pole nagu kellelegi hea, eriti kui on nagu ka lapsed mängus. Et jah, need on need siuksed filosoofilised küsimused, et väga raske mingeid vastuseid anda. Sest noh, ma lihtsalt mõtlen, et noh, vahest ongi see, et me võib-olla eksime oma nii-öelda mõtteviisis, kuidas me mõtleme asjadest, on ju, et siis kui oletame, et sa mõtled, et ma pigem sõidan kuskile vanematest kaugele, alustan oma elu, on ju, siis lõppkokkuvõttes noh, kuhu sa nagu selle eluga jõuad ja võib-olla siis, kui me suhtleme selle vanema generatsiooniga, saame nende muredest rohkem aru, et kuidas nad ennast tunnevad, et võib-olla me saaks nagu paremini aru, et pigem me investeerime sellesse, et me ehitame tervislikku mingisugust õhkkonda generatsioonide vahele, sest ma ei tea muidugi, kas äkki see on olnud kogu aeg, aga selline põlvkondade sidusus, ma ei tea, kas see on midagi, mis tulevikus nagu üldse eksisteerib. No ma arvan, et see on tegelikult kogu aeg ju nii-öelda probleem olnud, et noored on hukas ja nii edasi, et need on mingid klišeed, mis ajast aega korduvad, et sellist nagu, noh, seda ei saa iseenesest nagu ära lahendada ja noored ongi mässumeelsed ja neil vanasti lihtsalt ei olnud materiaalseid võimalusi. Jah, need on lihtsalt need võimalused, sa võidki noh, põhimõtteliselt no ja inimestel on muidugi erinev elujärg, aga väga lihtne on kolida teise riiki ja noh, tegelikult ka täiesti nullist alustada ja mujal elu nagu üles ehitada, et selles mõttes noh, maailm on valla ja see kindlasti on pigem nagu hea. Ja ma arvan, ka vanemad tahavad, et nende lapsed nagu täidaksid enda unistusi ikkagi, mitte jääks nende pärast või nende haiguse pärast noh, kodumaale või nende lähedale nagu elama, et noh, ma arvan, hea vanem ikkagi tahab, et ta laps oleks nagu õnnelik, aga samas aga see on hea küsimus selles mõttes, et noh, tahaks ju olla õnnelik elu lõpuni, on ju, mitte ainult need aastad, mis on nagu viljakad ja kus põhimõtteliselt sul pole probleemi ennast tunda õnnelikuna, aga see nii-öelda elu sügispool, noh, võib-olla oleks hea, kui me oskaks selle peale mõelda varem võib-olla. Kindlasti, jah. Sest mis psühholoogilises seisundis need inimesed on? Kuidas nad ennast tunnevad, need, kellega sa oled nagu rohkem koostööd teinud? No üks magistritöö suur järeldus oli ka see, et nende
mina pilt on hälbinud, et nad ongi täiesti sellise hooldatava staatuses, et aga millal see trigger nii-öelda juhtus neil? no vot, see on hea küsimus, et kas see juhtub juba nagu enne hooldekoju tulekut või hooldekodus. Ma arvan, et ikkagi hooldekodu oma selliste institutsionaalsete põhimõtete ja sellise küllaltki kindla ja korduva režiimiga teeb selle, et inimene taandub sellisele hooldatavale, et ongi, et kas või, aga see tuleb kas või sellest, et hooldajad ei pöördu inimeste poole nende nimega, et ütlevadki tüdrukukene või mingi teise sõnaga, ei koputa võib-olla nende uksele enne, kui nad sealt sisse astuvad, et sellised nagu elementaarsed asjad, mis justkui meil on täiesti normaalne, et meie elus, eks ju, sinuga, et me neid teeme ja kuidas me inimeste poole pöördume ja kõik see, et hooldekodus on kuidagi hoopis nagu teine suhtumine, et selline paternalistlik, et kas selline nunnutav või siis selline range õpetajalik hääletoon jälle, et ära nüüd nii tee ja nii. Ja et inimene muutubki nagu hästi pisikeseks, mina muutubki hästi pisikeseks ja üks hooldekodu elanik ütles mulle ka hästi kurvalt, et see tuleb unustada, kes eelmises elus olid. Et siin me oleme kõik võrdsed, et ühest küljest see on nagu õige, et kedagi ei peaks, et endist õpetajat ei peaks paremini kohtlema hooldekodus kui endist vangi, aga samas inimese elulugu, mida ka kõik teooriad ütlesid, mida ma lugesin magistritöö jaoks, et ikkagi see inimese elulugu peaks hoolduses rolli mängima. Ja kui sa tunned seda elulugu ja seda arvestad, siis sa saad hooldada inimest nii, et sa pead tema vajadusi silmas, eks ju. Aga kas nagu üldiselt on ikkagi see kurpilt, mis sa näed seal ja sa lihtsalt mõtled selle peale, et hea oleks vähemalt mingisugust positiivsust nagu sinna sisse tuua või mida sa tunned siis, kui sa nagu vaatled seda kõike? No nagu kui ma olen enda magistritööst kusagil rääkinud, siis ma ikka lõpetan sellega, et tegelikult on väga lõbus hooldekodus. Või et töö inimestega on ikka lõbus. Aga kellel on lõbus? No jah, vot see on see küsimus, et pigem on võib-olla töötajatele, et hoolealused ütlevad midagi naljakat või nii. Aga ei, muidugi on ka, see on jällegi nii selline, kuidas keegi on, et kuidas kellegi iseloom on, et ka hooldekodus on inimesi, kes on täiesti rahul oma eluga ja on rõõmsad ja õnnelikud ja on hooldekodu juhatajatega rahul ja töötajatega, aga ma kardan, et praegu ikkagi rohkem on neid, kes on natuke kuidagi sunnitult selles olukorras, see sinna juba, see algab kas või sellest, et see otsus sinna hooldekoju minna ei ole olnud nende enda oma, et nad on kuidagi sinna pandud või ära viidud. Kas sa oskad kirjeldada seda protsessi, kuidas see käib või kas keegi on nagu rääkinud, et kuidas see päris elus on toimunud? No selle kohta ma nii väga inimestelt ei uurinud, aga tegelikult ega see on ju lihtne, et üks hetk inimene, kas ta ongi kukkumised sagenevad või on mingid mäluprobleemid, ta ei saa enam igapäevaste toimingutega hakkama, siis selgub, et selles omavalitsuses ei ole koduhooldusteenust või seda ei saa talle piisavas mahus võimaldada, et kui olekski näiteks keegi iga päev käiks ka nädalavahetustel ja aitaks, väga raske on leida KOV-i, kes seda võimaldaks, saadakski oma töötaja tõesti iga päev kellegi juurde, et vaataks üle, et oleks kõik okei. Siis ongi kohe nagu see loomulik variant, et siis peab minema hooldekoju. Ja meil on ka praegu see, et mille vastu mõni hooldekodu juht juba vaidleb, et meil ei ole ka väga seda, et inimesed liiguks sinna, kus on parem teenus. Võib-olla juba nüüd natukene, aga pigem on ju ikkagi see, et hooldekodu kohad on igal pool pidevalt täis, igal pool on järjekorrad ja lihtsalt siis tuleb leppida selle mingi hooldekoduga, mis ei pruugi olla ka siis selle inimese sugulaste või tuttavate lähedal, see võibki olla täiesti kilomeetrite, 10 kilomeetrite, 100 kilomeetrite kaugusel ja siis sa oledki nagu ära lõigatud enda eelmisest elust. Kui sa mõtled selle peale, et sina võtsid initsiatiivi minna seda teed, et kuidagi moodi parandada, et kas keegi on mingit alternatiiviga teinud või on olnud mingisuguseid katsed, kas nad on olnud edukad või läbi kukkunud, et kas keegi on juba üritanud käsitleda? Ja just, et hooldekodudele siis sellist, sellised asjad on nagu teenusmajad, ma ei ole ise üheski käinud, ma olen pikalt tahtnud minna, et vaadata, mis elu seal elatakse, aga need on just sellised hooldekodu ja kodu vahepealsed asutused, aga neid tõesti Eestis on, ma ei tea, äkki 5 või peast ei oska öelda, aga tõesti vähe.
et seal ongi, ma saan aru, et seal on siis mingisugune abi, ma ei tea, kes ta on täpselt, hooldaja või sotsiaaltöötaja ka olemas nagu majas, aga see ikkagi elad nagu omaette korteris, et sul on privaatsus tagatud ja saadki selle toa või enda selle korteri enda maitse järgi kujundada, et noh, hooldekodus on kõik küllaltki ühetaoline nagu haiglas, aga jah, et see on selline hea variant, et sul ongi see turvatunne, et sa tead, et kui sa kukud, kui sa jääb millegagi hätta, sul on see abi kohe olemas. Et see on ja ma saan aru, et peale selle sa tahad nagu lisada sinna mingisugust noh, mingit väärtust on ju, et inimese enesetunne oleks parem. Jaa, aga noh, kindel on see, et see MTÜ nagu ei asenda kindlasti hooldekodu või nii, et on lihtsalt üks nagu lisavõimalus, et pakkuda elanikele seda võimalust kuskil käia. Aga jah, et see pole kindlasti mõeldud kuidagi asendava, kuigi mul on ka olnud mõtteid, et võiks kunagi enda hooldekodu teha, aga noh, eks näis, mis sellest saab, et noh, üks asi näiteks, mida ma olen mõelnud, et mida võiks olla Eesti hooldekodus rohkem, on kas või koduloomad, et kui noh, see on ka ju päris traagiline, mitte päris traagiline, vaid noh, mitte jah, et tähendab, see ongi väga traagiline, kui inimene on aastaid, võib-olla isegi 10 või rohkem elanud mingisuguse loomaga koos ja sa pead temast üks hetk loobuma, sest äkki kellelgi seal hooldekodus on allergia. Et jällegi üks asi, mida ma hästi palju kogesin hooldekodudes käies, on see, et nagu turvalisus seatakse esikohale, et iga hinna eest, et need inimesed on nagu vatipadja sees, et ärme parem lase neil midagi teha või ärme parem riske võtta, et aga noh, see kõik tuleb vabaduse hinnaga tegelikult. Ja siis sul jääbki seda enesemääramise õigust ja autonoomiatele nagu vähemaks, mis omakorda mõjutab tervist ja eluga rahulolu ja kõike seda, et need on kõik omavahel nii seotud. Et kindlasti see on keeruline või noh, ma olen hästi head raamatut lugenud kogu sellest teemast. Atul Gawande on autor ja nimi on Surelikkus meditsiinist ja sellest, mis on tegelikult oluline. Ja siis ka seal ka üks New Yorgi kirurg käib, just uurib seda kogu seda elulõpu valdkonda, kuidas see on siis USAs korraldatud. Ja ta käsitles seal ka sellist projekti, et kus oligi selline täiesti hooldekodu, kes võttis endale papagoisid, erinevaid loomi, linde, kõike, et kuidas see klientidele mõjus ja seal raamatus kirjeldas ka sellist erinevaid eksperimente, et noh, näiteks inimesed, kes on saanud ise enda toa kujundada versus need, kes ei ole ja millised on nende tervisenäitajad. Ja näiteks selle looma eksperimendi puhul oligi see, et inimeste kas või ravimite vajadus langes drastiliselt. Et lihtsalt see, et neil ongi see mingi, loovus. Jah, see mingi ja see mingi distraction sellest igapäevasest võib-olla hallist masendusest, enda muremõtetest. Tundub, et selline nagu meetod puudutab igat ühte. Jaa, muidugi jah, et kellel endal koduloom on. Kui sa ise mõtled selle peale, et kus sina tahaksid olla, et kas sa tahad olla nagu hooldekodus kunagi siis, kui sa oled vana või sa pigem mõtled äge oleks siis, kui ikkagi sinu ma ei tea, sugulaskond või perekond või sõbrad, kes iganes oleks sinu ümber ja see olukord ei oleks nii masendav. No keegi ei taha kellelegi koormaks jääda, et nagu see on kindel. Miks mitte? Paljud ei näe sellest probleemi. Tõsi, et samas ja muidugi tahaks, et pere oleks nagu olemas nendel ka rasketel hetkedel, eks ju. Aga ei, ma lihtsalt mõtleme, et jah, noh nii, sellised kuidagi tänamatud küsimused, et keegi ei taha ju mingis mõttes olla hooldekodus. Et noh, see on nii kallis ja olegi perest eemal, noh, kõik need probleemid, eks ju, aga noh, ikkagi tahaks, et kui ongi kas või mäluhäired ja sa ei saagi kodus hakkama, et siis tõesti oleks need ilusad kvaliteetse teenusega kohad, kuhu saab minna. Et aga lihtsalt sinna meil veel natuke minna, et jah. Kas kunagi saab sa usud, et Eestis kommertslikumaks võimaluseks, et inimesed, et need ettevõtted pakuvadki teenust sellisel näol ja inimesed on võimalist selle eest maksma, et kas me mingil hetkel suudame sinna välja jõuda? No kommertslik ta selles mõttes juba täiesti on, et noh, erahooldekodust on väga palju, ma ei tea, mis see suhe on, et KOV-i versus erahooldekodud, aga jah, küsimus on just sellest, et kuidas nagu motiveerida neid eraettevõtjaid, noh, lisaks siis KOV-idele, kes teeksidki täiesti midagi kastist välja, et noh, näiteks Südamekodud on selles mõttes hea näide, et disclaimerina, et Martin Kukk, Südamekodude nõukogu esimees on ka minu MTÜ asutajaliige, nii et olen siinkohal kallutatud, aga ma lihtsalt tean, et nad teevad Valklas sellist hooldekodu, kus on näiteks 3 osa, et üks ongi selline toetatud elamine või siis nagu korteride nii või rohkem privaatsem elamine, siis see hooldekodu osa ja siis õendushooldus osa.
Ja see on erakätes? Ja see on erakätes jah, et lihtsalt, et kui meil olekski neid inimesi, kes ei teeks hooldekodu lihtsalt sellepärast, et sealt see raha kokku korjata, kuigi hooldekodujuhid alati ütlevad, et see ei ole nii tulus business, aga noh, eks siin igaüks saab võtta lahti äriregistrid ja asjad ja vaadata, kuidas sellega on. Aga ja, et nad nagu mõtleks kastist välja, aga noh, siin on jällegi see, et meil on turul kogu aeg, kuidas öelda siis ülepakkumine vist jah, et inimesi, kes tahavad hooldekodusse pääseda, on kogu aeg rohkem, et kui neid teenuskohti, et ei ole veel endiselt siis nagu survet tekkinud, et inimesed läheksid sinna, kus on hea teenus ja need kohad, kus ei ole hea teenus, jääksid täiesti tühjaks. Kas keegi on sulle kunagi öelnud, et selliste teemadega tegelema on nagu hakata halb mõte? Oi, ei kindlasti mitte, et ei kindlasti mitte, ikkagi need teemad lähevad nagu hästi korda, et pigem kui midagi kirjutada hooldekodudest, siis inimesed või kolleegid kas või ajakirjanduses ütlevad, et hea lugu või vajalik teema ja siis sinna enamasti järgneb mingi enda kogemus hooldekoduga, et olgu see hea või halb. Nii et sa oled suutnud sellise keerulise teema enda jaoks nagu positiivseks teha? et jah, see on lihtsalt see, et sellest nagu peab kirjutama, et see on nii oluline, et minu jaoks on see mitte siis võib-olla ainult hooldekodud, vaid üldse kogu see väärika vananemise võimalikkus Eestis, et see on lihtsalt nii oluline teema, et sellega peab tegelema, see kogu aeg peab küsima edasi kriitilisi küsimusi poliitikutelt, et jah, see lihtsalt on nii oluline minu jaoks. Kas see on tugevalt seotud poliitikaga või ikkagi me saame tavainimese mõtteviisiga nagu siin kuidagi moodi ümber korraldada? Ja inimese mõtteid ei saa kindlasti ümber korraldada, aga siin jällegi üks praktiline soovitus on see, et kui ongi need kohaliku omavalitsuse valimised kas või, et siis lugeda tõesti neid programme, vaadata, kui palju seal sotsiaalteemadest räägitakse, et küsida enda kandidaadi käest, võtta nööbist kinni tänaval ja küsida, et aga kuidas te tagate mulle väärika vanaduspõlve ja mida te kavatsete teha, kui te saate valituks, et jah, olla kriitiline valija, nõuda vastuseid, jah, et seda saab nagu igaüks teha. Nojah, sest endiselt mulle tundub, et iga inimene, mitte iga, aga paljud inimesed ei taha mõelda selliste teemade peale, eriti mis puudutab nii-öelda vanadust või vanu inimesed, noored nagu distantseeruvad ja nii-öelda vanemad inimesed on skeptilisemad ilmselt selles osas, kas on üldse midagi aktuaalselt vajalikku, et kas nad tahavad üldse sellest teemast rääkida, et kuidagi me ikkagi oleme päris korralikul distantsil ilmselt, mis puudutab niisugune vanadust. No ikka ja, et kas või kui ma selle MTÜ tegin, et mida ma nagu täheldasin enne on see, et hästi palju on igasuguseid heategevuslikke organisatsioone ja algatusi lastele, aga just see vanurite pool on nagu hästi kajastamata. Sest lapsed on meie tulevik. No lapsed vanurid on nagu juba taust. Jah, juba on seal, eks ju, kuskil. Vähemalt selline nagu ettekujutus, jah. No just, ja see mulle meeldis ka, et ma ei mäleta, kes või kus täpselt ütles, aga et siin koroonasurmade puhul ka, et kui öeldakse, et suri 80-aastane koroonaviirusega, et siis on selline, et ta oligi vana, eks ju. No mis jutt see tegelikult on, et oli inimene enda teadmiste, kogemuste, eluloo kõigega, mida saaks veel teistele edasi anda, eks ju. Aga jah, meil ei ole ju tegelikult üldse nagu eakate nagu hääl väga ühiskonnas esindatud, et see on laiem probleem, jah. Kas sulle tundub, et mõnes riigis on see nagu paremini korraldatud? Ma oskan mõelda mingisugustest riikidest, mis on seotud kas või, ma ei tea, mingi Lähis-Ida või mingi Hiina, kus on see on mingi vähemalt vanavanemate mingi kultuur või kultus. Ma ei tea muidugi, kuidas seal asjad päriselus toimivad, aga tundub, et nad pikemalt ikkagi kannavad hoolt oma vanemate eest, võib-olla kuskil seal Jaapanis, mis iganes teistes nii-öelda kultuuriruumidest, et kas oled täheldanud mõnda niisugust edukat suhtumist kusagil väljaspool? Jah, ongi Jaapan on hea näide näiteks, aga me ei pea kaugelt nagu häid näiteid otsima, et me kindlasti ei muuda kultuuri üle öö või väärtusi või niimoodi, aga et kas või kui planeerida linna valda mingit asumit, et siis panna seal tähele seda, et kõik teed oleksid või majad oleksid ligipääsetavad, et kas või kui me juba nagu selliseid asju hakkame läbi mõtlema,
et me muudamegi ühiskonna ligipääsetavaks, kõik bussipeatused, kõik hooned, eraasutused, avalikud asutused, et siis see, noh, me juba teeme endale teene nagu tulevikuks, et jah, meil praegu ei ole mingit abivahendit liikumisel, aga 20 aasta pärast võib-olla on, või siis sul on lihtsalt see lapsevanker üks hetk, millega sa ei pruugi kuskilt korralikult sisse saada või üle saada. Et noh, et selline sotsiaalne nagu mõtteviis peaks inimestesse juurduma. Et jah, mis puudutabki tõesti juba nagu nii väikseid asju nagu see linna planeerimine. Lihtsalt tuleb meelde ühe Rootsi kolleegi kunagi lihtsalt sõnavahetus, et ütles, et vanemaid, kuigi nad elavad Rootsis ja ilmselt vanemad seal tunni aja kaugusel, sest ta näeb oma vanemaid nagu kord aastas. Et ja põhimõtteliselt ma eeldan, et tal peas on enam-vähem see stsenaarium, et vanemad on seal kuskil, saavad oma eluga, neil on ilmselt võimalust finantsiliselt ennast üle pidada ja siis nad jätavad endale raha selleks, et lõppkokkuvõttes minna vanade kodusse ja põhimõtteliselt igaüks elab niisugust oma nagu individualistlikku elu, et kas sulle tundub, et see on nagu hea või tervislik nagu mõtteviis? Nojah, muidugi läänemaailm on hästi individualistlik. Et aga jällegi ma ei tea, mis see antidoot siin oleks, lihtsalt tuleb püüda ise sellised peresuhted luua, et ikkagi see võrgustik oleks endal ka nendel rasketel hetkedel olemas. Et ma arvan, et siin nagu muud retsepti pole, et kuidas seda individualismi kuidagi tagasi pöörata, raske öelda, aga pigem elus vist kipuvad asjad nii käima või maailma ajaloos, et kõik on siuke kuidagi lainetena, et praegu on siuke hästi individualistlik, äkki me läheme sealt jälle tagasi, et võib-olla hakkame mingites suurtes pere ühismajades elamutes elama kunagi, et ei tea. Nojah, seda võib juhtuda muidugi. Meil läheb see asi ainult hullemaks ja süveneb, et koos tehnoloogiaga, aga jällegi tehnoloogia on ju ka võti selles mõttes. Ma ei taha öelda, et see on nagu päris selline lahendus kõikidele probleemidele, mis on vanadusega seotud, aga jällegi Jaapani näide, et seal on ju sellised toredad mingi karvased, ma ei tea, hülged ja asjad, mida on ka mõnes Eesti hooldekodus, et kes siis eakaga suhtlevad või tuletavad meelde, et võta nüüd tablette või siis täiesti selliseid inimnäolisi roboteid juba, et kindlasti tehnoloogia on ka üha suurem meie sõber ja hakkab neid probleeme nagu lahendama, et siin Eestis kindlasti tekib ka see tööjõu küsimus, mis mingis mõttes juba täna on, et ka praegusel ajal siin koroonaga on öelnud, et mõned hooldekodujuhid, et eriti kui on tulnud vallandada neid, kes ei ole vaktsineeritud, et peakski Ukrainast näiteks tööjõudu tooma, et kes lõpuks meil neid inimesi hooldab, et see on ka suur mure. Ja see jällegi on see teema, et siis tuleks ikkagi ju vältida nende inimeste hooldekoju sattumist kogu selle ennetuse ja selle teemaga, sest meil lihtsalt lõpuks ei olegi seal nagu hooldekodudes tööjõudu. Kuidas me saaks ikkagi seda distantsi kuidagi lühemaks nagu teha, mis puudutab seda hooldekodu elu võib-olla nägemist? Sa mainisid seda, et näiteks kui lapsed külastavad. Ühed poolt lapsed tored, nad kõike näevad, aga nad paljud unustavad ja väga vähestel jääb mingisugune empaatia võime jääb nende elus, et võib-olla me peame tegelema rohkem täiskasvanute inimestega, sellepärast nad on päriselt võimelised midagi tegema, sest lapsed on ikkagi ise vajavad hooldust. Jah. Aga siin ongi kas jällegi välismaalt nii ägedaid praktikaid, kus hooldekodu, Eestis hiljuti ka oli keegi pahandas siin, et hooldekodu taheti teha mingisuguse lasteasutuse juurde, oli see kool või lasteaed. Aga mina mõtleks jälle, et vastupidi, et üliäge, et need lapsed nagu lähevadki iga päev mööda, sest hooldekodust näevad, seal pole mingid vanureid liikumas, äkki hakkavad mõnega rääkima, et ülivinge. Kas see ei või tekitada negatiivset emotsiooni? Ja muidugi see oht on, eks ju alati, aga et kas ei nagu katsetada, et proovida kuskilt alustada ja siis mõelda võib-olla hiljem ka neid tegevusi välja, mida saavad need inimesed seal omavahel nagu teha või ehitada see hooldekodu kuidagi mingi ülikooli siis ühiselamuga kõrvuti või kokku, et niisugust nagu kastist välja mõtteviisi on rohkem vaja, aga nagu ma enne ütlesin ka, et need hooldekodud, kui need Eesti kaardile nagu laotada, siis need on ikkagi nagu keskustest nagu hästi kaugel, et ma kas siin enda MTÜ puhul olen mõelnud,
et kui tahta viia inimesi kultuuri juurde, et siis need isegi nagu asutused, kus kultuuri saab nautida, et need on sageli nii kaugel hooldekodudest, et see nagu pärsib nende projektide teostamist ja kui sa juba tund aega pead kuhugi sõitma, pluss siis sul on võib-olla veel 3 tundi või kauem seda etendust ja veel tagasi tund aega, et see on sellele 80-aastasele või vanemale, eks ju, ikka väga nagu suur väljakutse. Ja suur väljakutse, jah. Aga jah, siin tõesti jah, saab neid erinevaid inimesi kokku tuua, neid asutusi lähemale ehitades, et ja või kas ei mingeid muid avalikke asutusi, et jällegi üks hea Hollandi näide, Holland on muidugi ka hästi eesrindlik kõikides nendes teemades, et kui ehitada ka mingisugune toidupood kuhugi hooldekodu kompleksi juurde lähedale, et kus need kliendid ise käivad toitu ostmas võib-olla mingi juhendaja abiga või nii, ja kus siis nagu teised inimesed ka käiksid, et kui sa näed seal sageli seda ühte sama inimest või tema hooldajat ja nii, et siis see ka jällegi kuidagi, siis see ei võõrista võib-olla seda lõpuks enam nii väga. Jah, see on ikkagi siis selline huvitav asi, ikka väga, väga raske nagu mõelda vanaduse peale, sest ta tundub, et kunagi nagu ei tule, aga siis, kui ta on tulnud, siis on juba hilja midagi nagu muuta. Ja vahest ma nagu ehmun siis, kui ma loen tänapäeva inimeste seisukohti vähemalt näiteks pereteemadel, et ühest blogist, et üks kirjutab, et ta on vist 29, elab koos oma naisega ja kirjutab, et ta ei saa aru, miks ta peaks üldse selles elus lapsi tegema, et miks tal peaks olema lapsed. Ja inimesed tänapäeval ei saa sarnasel kujul nagu aru ka teistest asjadest, miks ma peaksin hoolitsema vanemate eest, miks ma peaksin üldse midagi tegema. Et ühelt poolt mulle tundub, et see on väga niuke hirmuäratav niuke argument, et inimene ei saa aru, aga kuidas me saame teha niimoodi, et ta hakkab aru saama sellest, et ta peab võtma vastutust natuke rohkem kui parasjagu ta ise tahab. Mida me saame teha selle jaoks, et sinusuguseid ja sellist nagu empaatiat oleks rohkem, et inimestel ei oleks neid argumente, kus nad ei saa aru, miks nad üldse peavad kellegi jaoks midagi tegema. Jah, ma tõesti kujutan ette, et sellist suhtumist on olemas, lihtsalt kui sa ütled seda, siis nagu see tundub lihtsalt nii uskumatu, aga jah, ikka on neid, kes võib-olla ei saa aru või ei pea seda nii oluliseks või nende enda vajadused on ikkagi kuidagi esikohal, aga jällegi siin on lihtsalt kuidagi kasvatuse küsimus, ma arvan, et missugused väärtushinnangud on elu kujundanud inimeses, ja see ei ole ainult nagu et mida vanemad on õpetanud või mis on ka nagu koolist kaasa antud, et kuidas üldse mingid elukogemused ja katsumused on õpetanud, et kui selline avar sotsiaalne vaade inimesel kujuneb elu jooksul, et siin on nagu palju tegureid, mis seda määravad. Mis on sinu sellise mõtteevolutsiooni kestel olnud need otsustavad hetked, kus sa oled mõelnud otsustada minna ühes või teises suunas, et vähemalt sellise sotsiaalse teema puhul, mis on need olnud need triggerid? Ja kuidas ma selle valdkonnani olen jõudnud ja kõik see? Jah, mis tekitas see mõtet, et ma tahan sekkuda, ma tahan mõelda selle peale, ma tahan aidata, ma ei ole ükskõikne selles. No jah, kui ma läksin sotsiaaltööd õppima, siis ma kuidagi tundsin ka, et mu ümber on nagu hästi palju praktikuid olidki omavalitsuste sotsiaaltöötajad, sotsiaalkindlustusameti inimesed või rehabilitatsiooni valdkonna inimesed, et kes nagu kõik iga päev päriselt midagi teevad, et jah, sa nagu ühest küljest saad ajakirjanikuna ka mingeid asju ära teha. Ma siin kas või kirjutasin munitsipaalmaja elanikest, kes olid lumevangis mitu päeva, kes on just ratastooli kasutajad ja kõik teed olid puhtaks lükkamata ja siis läks juba samal õhtul siis maja haldusfirma läks asja kontrollima ja linn lükkas ka sealt kandist teed puhtaks, et ühest küljest see ajakirjanikuna saad ka panustada, aga ma kuidagi, ma ei tea, kus see nagu klõps täpselt käis, aga ma tundsin, et ma nagu ei taha nii palju nagu seletada, et peame märkama ja abistama ja tegema, et mis see arvamuslugu aitab, et parem tee siis juba ise midagi ära ja ma arvan, et siin on jällegi see, et ma nagu lihtsalt nägin, et nagu selles, et selle eakate nagu valdkonnaga väga inimesed nagu ei tegele, et mulle täna ka kirjutas üks koorijuht, kelle juures ma laulsin mitu aastat tagasi,
et just, et nagu tore on näha eakatele suunatud projekti. Ja nagu jah, siis ma just mõtlesin, et jah, et täpselt, et see on minu mõte ka olnud, et nagu jällegi, et nii palju tehakse nagu teistele sihtrühmadele, aga eakatele jah, õpetatakse mingit arvutioskust ja noh, raamatukogud teevad palju, et ja Jutudaja on hästi tore MTÜ, mis viib vanureid ja noori kokku, kes siis ka omavahel suhtlevad, võib-olla seda just põlvkondade vahelist lõhet püüavad siis ületada ja sildu ehitada, et aga jah, et kuidagi ikkagi vähe tehakse ja kuidagi mõtlesin, et noh, miks mitte ja ma arvan, see ikkagi see mingis mõttes koroonaaeg nagu mängis ka rolli, et noh, mind on kuidagi hästi kurvastanud, et ühest küljest nii valitsus, võib-olla vahepeal ka hooldekodud ise on ka jällegi kindlasti kartusest, et see viirus majja saada on neid päris karme nagu piiranguid kehtestanud, et rääkisin ükskord ühe hingehoidjaga, et nime nimetamata üks hooldekodu põhimõtteliselt terve selle koroona aja siiamaani on olnud karantiinis, et ma arvan, et see ei ole okei ja seal peaks tõesti juba keegi sekkuma, et no meil on siin kuulsad meediakangelased, kes võitlevad kogu aeg vabaduste eest, et aga jällegi me ei näe kedagi, kes võitleks selle eest, et hooldekodu elanikud oleks nagu üks asi ära teha, jah. Et see on selline huvitav, et millal see ikkagi nagu sinust trigeres nii-öelda käis ära, et sa pigem oled nagu sotsiaalne inimene, kas olid mingisugused hetked või sa oledki naturaalselt sellise hoiakuga olnud? No ma arvan, et kuskilt need tulevad ikkagi, need hoiakud ka ema viimaga kaasa, aga no mul kindlasti üks mõjur oli see, et mu enda vanaema oli hooldekodus ja no siis ma olin küll teismeeas, aga see ikkagi jättis mulle hästi sellise nagu ebameeldiva kogemuse, et ma ei tahtnud kunagi sinna hooldekoju minna. Noh, vanemal oli ka nagu tervisehädasid palju, aga jah, see kuidagi kõik see, need inimesed seal ümber, mingid võõrad, kes tulid rääkima, kes olid meeltesegaduses ja noh, see oli ka selline kinnine osakond ja see oli kuidagi nii ebameeldiv kõik mu jaoks, need lõhnad seal ja selline, et ma arvan, et sealt mingis mõttes jäi see tunne, et tahaks nagu kuidagi panustada või midagi ära teha, et noh, see on ikka siuke ajakirjanikuks läheb ka ikka see inimene, kes tahab maailma paremaks muuta, et nii klišeeliselt ja nõmedalt, kui see ka ei kõlaks, et aga ikkagi tahaks nagu midagi nagu teha kuidagi, et sul on kuidagi see sotsiaalne närv ja noh, ma arvan, et mu enda nagu ka noh, siis enda isa haigus, et mis on sellist ka perekonna võib-olla rohkem nagu tähelepanu nõudnud, et ma arvan, et see on ka kindlasti empaatiliseks teinud ja samas ka need enda isa haiguse kaudu tulnud kokkupuuted sotsiaalsüsteemiga, mis on ka kohati täiesti nagu naeruväärsed olnud, on nagu viinud selle valdkonnani. Sa oled näinud lihtsalt, kuidas päriselus need protsessid käivad ja. Sealt edasi ja. Lihtsalt reaktsioon tulnud ja no tihtipeale jah, me saame mingisugust otsekogemust, on ju, mis liigutab meid kõige rohkem, et lugu või siis kellegi räägitud on noh, jällegi mingi distantsil asi, mida me küll saame aru, et jaa, see on mingisugune õudne asi, aga paratamatult see ei ole see, mis meid lükkab edasi midagi tegema, et kahjuks ainult siis, kui me kaotame, siis kui meil on ainult niisugused isiklikud lood. Aga ilmselt on nagu palju inimesi, kes tegelikult tahaksid panustada, aga ilmselt kas nad ei tea, kuidas seda teha. Noh, neile tundub võib-olla see, et see on kuidagi moodi mitte väga popp. Kuidas sa nagu julgustaksid või kas sa saaksid nagu anda mingisuguseid mõtteid nendele, kes tahavad, aga noh, nad kardavad võib-olla kohe minna mingisugustesse asjadesse, võib-olla nad tahavad ise midagi korraldada, et mida peaks teadma ja kuidas saaks teha niimoodi, et jõudu jätkub nagu pikemaks kui see, et see nii-öelda mingisugune esimene faas ära käib? Ja ei, see kindlasti nõuab siis pühendumust, aga see sotsiaalvaldkond on nagu selline, et kui ta korra sind endasse tõmbab, et siis on kuidagi väga raske sealt välja tulla ja tahaks ainult edasi minna edasi. Aga noh, siis muidugi võib tekkida ka siuke läbipolemisoht, et kui sa inimeste probleemide keskel oled liiga palju, et noh, see MTÜ selles mõttes muidugi seda ei tekita, sest see on üdini positiivne, et viiagi neid hooldekodu elanike kultuuri juurde. Kusjuures see küsimus, et kuidas panustada, on ka üks mu MTÜ asutajatest on rääkinud, et näiteks ka Sotsiaalministeeriumi poole pöördutakse ikkagi talve ajal ja jõulude ajal, et tahaks enda töökollektiiviga midagi teha või kuidagi panustada või tere, olen rikas ettevõtja. Aga kas nad tahavad panustada ühekordset või? No pigem sellist ühekordse panustamised ja et kuhu näiteks annetada või mida nagu teha.
ja sageli või noh, kas MTÜ asutaja ütles, et noh, et ei osanudki midagi nagu soovitada, et sest jällegi noh, ei ole ju ka neid organisatsioone või siis noh, kuidas sa valid välja, et andke just sellele hooldekodule raha või see peaks olema kuidagi sihitud ikkagi. Et jah, aga ikka on ju, kas või ma ei tea, alati võib saata hooldekodusse riideid, võib jah kuidagi neile raha koguda, võib käia enda ikkagi, noh, kõige suurem väärtus ikkagi, ma arvan, on enda aja kinkimine, et sa lähedki sinna kas või selle töökollektiiviga, vestled nende inimestega, kuulad nende elulood ära, sest noh, jällegi kõik teavad ka, aga jällegi üks asi, mis mu magistritööst välja tuli, et elanikud ikkagi sooviksid, et nendega vesteldaks rohkem ja hooldajatel lihtsalt paratamatult ei jää alati seda aega. Et ma arvan, et see aja kinkimine nendele elanikele seal on nagu ka oluline märksõna. Kui palju sa arvad, et nendest inimesed, kes tahavad noh, sellist sotsiaalset midagi anda, et päriselt nagu suudavad seda kuidagi moodi jätkusuutlikumalt teha, et nad ära ehmata, et neil ei teki nagu reaktsioone, et palju nendest, kes soovi avaldavad, tegelikult suudavad seda abi pakkuda? Jah, eks ta ole nagu keeruline, et jah, et kuidas keegi nagu tunneb või jällegi ma arvan, et siin need isiklikud kogemused nagu mängivad olulist rolli, et aga noh, selles mõttes, et võib ka olla ju noh, igasuguseid abivajajaid, et ma arvan, et meil on ka võib-olla hooldekodu juhte, kes kõik ei ole üliempaatilised inimesed, et võib-olla näevad seda hoopis nagu ärina ja vastupidi, meil on väga empaatilisi inimesi, kes ka lihtsalt noh, kuidagi noh, teevad hoopis midagi muud põhitööna, et jah. Paljud inimesed saavad ju, noh, ma ei tea, kas nad saavad kuidagi moodi tüssata, aga inimesed ju annetavad igale poole erinevatesse projektidesse, võib-olla neil on olnud negatiivseid kogemusi, kus nad on kas saanud mingisuguse pettuse otsa ja siis nad on mõelnud selle peale, et ma enam ei taha, et seal on mingisugused skeemid, rahad ei jõua, et kas midagi on sellist, mis tekitaks seda rohkem turvatunnet, et kuidas ikkagi aidata nii, et see lõppkokkuvõttes toimib? No siin on nagu hästi oluline, et no kindlasti nagu riskikoht on sellist Facebooki üksiküritajad, kes annetusi koguvad. Et no siin hiljuti on kirjutatud sellest Tonist, kes seal Saksamaal käis ravil ja nüüd on suur küsimus, et kuhu need rahad on läinud, et inimesed on päris nagu endast väljas. Annetajad siis just, et alguses lubati see raha edasi annetada, aga nüüd hakatakse selle eest vist mingisugust söögikohta püsti panema. Aga noh, kõige rohkem läbipaistvad on ikkagi enamasti registreeritud MTÜ-d, sihtasutused, mis nad siis parajasti on, et kus on siis ka välja toodud, et selline annetamise hea tava ja privaatsustingimused ja kõik muu, et noh, kindlam on alati sellistele organisatsioonidele annetada, et inimesed on tavaliselt võib-olla mingisugused esimesed need faasid läbi elanud, kus nad on kas Facebooki kaudu või kus iganes on ju selle annetuse teinud ja siis edasi neil on nagu see blokker, et rohkem ma ei taha nagu süveneda sellesse, et noh, ma ei tea, võib-olla meil on inimesed, kes nagu skeptilised, vähemalt võib-olla vanem generatsioon, kes on võimeline ka aitama, aga mõtlevad seda, et kas see raha ikka jõuab ikka sinna, kuhu ta peaks nagu jõudma. Ja mõtlen, ma pigem nagu Eestis nagu ei tea väga neid halbu näiteid või noh, kui see ajakirjanikuna, et tegelikult inimesed on väga altid annetama, mis on äge, ma arvan ikkagi, kas või MTÜ vaatest rääkides, et ma arvan, et ei pea nii väga kartma, et iga organisatsioon, kes annetusi kogub, et ma arvan, et nende väga oluline roll on näidata, kuhu see raha on läinud. Nad ju esitavad majandusaasta aruandeid ja kõike, et selles mõttes see asi on küllaltki läbipaistev Eestis ja kontrollitud, et siin näiteks kas või kui sa majandusaasta aruannet ei esita, et siis sul kohe on mingid sanktsioonid MTÜ-na, et midagi tulumaksuga just seoses oli, et jah, kõik see teema on mulle väga uus, aga et mulle tundub, et meil on päris hästi nagu ennetatud sellist olukorra, kus inimesi tüssatakse, et lihtsalt pannakse see raha kõrvale. Mul on olnud ükskord selline nagu olukord, noh, ma ei tea, kui päris see kõik oli, aga põhimõtteliselt seis oli selles, et ma tahtsin teha püsiannetust, mis puudutas vist lastekodud ja noh, poodides olid inimesed, kes võtsid seda raha ja siis mulle üks tuttav ütles, et kas sa tead, kui palju nad saavad igaüks nendest, kes suudab selle annetuse sisse võtta, et kui palju nad saavad protsenti sellest igakuisest noh, sellest diilist.
noh, ma saan aru, et keegi põhimõtteliselt teeb tööd selle jaoks, et need annetused sisse saada, see on selles mõttes ka panus. Aga see hakkas mind nagu kuidagi emotsionaalselt väga nagu riivama, et keegi... See peaks olema ikka vabatahtlik töö, et või no näiteks vähifondil on küll nii, et inimesed käivad vabatahtlikult seal seismas. Seda küll, aga noh, näiteks Imelik UK-s on ju päris palju inimesi, kes on õues, on ju igasuguste cancer'i nende plakatitega ja mingi osa nad jätavad raha endale sellepärast, et nad korjavad seda. Noh, selles mõttes ma saan sellest aru, et tasutakse ära inimese tööaeg. No aga see peaks olema, no võt see on jällegi see, et kui edenenud on Eestis selline vabatahtlikult mingi töö tegemine üldse, et jah, ma ei teagi, mis riigi siin saab nagu hea näitena tuua, äkki isegi USA või teha selline vabatahtlik töö või enda kogukonna aitamine, et see peaks olema nagu nii iseenesest mõistetav, aga jah, meil ei ole võib-olla jälle need, noh, meil ei ole siis nagu kogukonna võib-olla kultuuri nii väga tekkinud, et jah, mõnes võib-olla kohas juba on, aga eriti kuskil Tallinna magalapiirkondades, et seda nii väga ei ole sellist märkamist ja panustamist, et jah. Ma lihtsalt mõtlen näiteks, kui Ameerika peale, siis noh, vähemalt ajalooliselt seal on olnud ju tugevad niisugused usklikud on ju kogukonnad, kes on seda kõike teemat ajanud. Kas meil on ka midagi taolist, kes mõni kogukond nii-öelda üritab mingisuguse teemaga tegeleda? Jaa, ikka on. Ma nüüd nii täpselt kirikuorganisatsioonidega... Sest kristlased on tavaliselt need olnud, kes on tahtnud teisi inimesi aidata ja midagi nagu korraldada. Neid organisatsioon on väga palju ja üldse kirikutele annetatakse ju väga palju, kas katusrahade puhul näeb seda. Ja ikka mis on kas või seal Oleviste kirikus ja tehakse seda kodututele vähemalt üks päev aastas seda suurt projekti, kus nad saavad süüa ja riided ja mis iganes. Üks kord aastas? See vist üks kord aastas, aga võib-olla rohkem teen ülekohut nüüd, aga noh, et ma arvan, et selline mingid supiköögi võimalusi ja asju on ikkagi iganädalselt ja paljudes kohtades. Et noh, kirikud ka kindlasti täidavad seda rolli, aga jällegi noh, võib-olla see töö ei ole nii nähtav, et mis nad siis täpselt nagu teevad. Aga kindlasti neid organisatsioone on, et äkki peaks ka võib-olla ise ajakirjanikuna rohkem uurima, et mis variante veel on. Sest noh, vähemalt jällegi ajalooliselt või ka kultuuriliselt eetika on tihtipeale olnud seotud religiooniga ja põhimõtteliselt religioon on olnud see koht, noh, religioonis on igasuguseid seisukohti, aga see, mis puudutab oma vanemate austust ja kõike seda, on olnud religioosne missioon ja me oleme näinud ka seda, et tugevalt religioossed inimesed, neil on nagu full stack family ja seal on nagu palju lapsi ja palju vanemaid, et kas noh, ja tundub, et moraal nagu sekulaarses ühiskonnas ei elab pikalt. Ta elab mingisugust aega, aga kuna sellist, noh, mitte halvas vormis nagu indoktrinatsiooni nagu ei toimu, et inimesed ei usu, tähendab, usu puhul on see, et läbi nende tegevuste sa oled lähemal nii-öelda Jumalale, sa teed nii-öelda väga õigeid asju, see on see, mille jaoks sa oled loodud, et kas sa seostad ka sellist nagu abi mingisuguse religioosse maailmavaatega? Väga intrigeeriv küsimus. Ja selles mõttes küll, et see on ju ka kiriku roll, eks ju olnud, et mitte ainult kristluse piires, vaid üleüldse. Ja üldse, eks ju, jah. Noh, kui maailma vaadata. Ei, täiesti õige, eks ju. Samas ikkagi Eestis on ju ka väga palju inimesi, kes on kirikuga seotud, et selles mõttes, noh, ei saaks öelda, et meil inimesed on, no vahel öeldakse, et eestlased on nii usuleegi, et tegelikult, noh, kui numbrid vaadata, siis ei ole. Jällegi, kui palju on neid nagu aktiivseid liikmeid kirikus, see on nagu teine küsimus. Aga no ma usun, et selles mõttes ma arvan, et siin on mingi iva, kuigi ma ise ei ole näiteks ristitud ja nii, aga et usk on, ma arvan, ka seotud sellega, kui palju siis erinevaid abivajajaid märgatakse ja aidatakse ja kui palju näiteks ka sotsiaalvaldkonda väärtustatakse ühiskonnas. Noh, et ma pigem usuks, et see on nagu tõsi. Jah. Sest ma ei tea, kuidas sellega muidugi Eesti kontekstis on, aga ma olen kuulnud lugusid, mis puudutavad näiteks igasuguste narkomaanidega tegemist, et tugevalt kristlased või vähemalt need inimesed, kes said kristlasteks on ju kunagi läbi selle, et nad jätsid kõik oma need sõltuvused kuskile ajalukku ja siis hakkasid seda kõike teiste jaoks ka nagu korraldama, et neid, noh, tundub, et
noh, religioosne nagu komponent annab selle sisse, et inimesed ei karda nagu ennast ohverdada või midagi taolist, no sest tegeleda ikkagi noh, narkomaania või mingisuguse väga keerulise asjaga on ikka äärmiselt raske. Ja mulle üks inimene ütles, kes kunagi noh, aitas organisatsiooni, samamoodi kuulub nii-öelda kristlikku kogukonda, ütles, et noh, narkomaania puhul ongi see, et see mitte kunagi nagu ei kao ära, et see on mingi asi, mida sa pead kogu aeg neid aitama elama läbi nagu iga päev, sellepärast et nad iga päev ikkagi mõtlevad selle peale, isegi kui see oli 10 aastat tagasi, aga noh, ajus see nagu ära ei kao, aga tundub, et niisugused hardcore tegijad ongi need, kes tahavad oma elu ohverdada mingisuguse suurema eesmärgi nimel ja kõike seda, et see on noh, võib-olla see eneseohverdus võib-olla tõepoolest, võib-olla religioossetel inimestel on nagu tugevam lihtsalt, kui on see, et noh, kes meist vabatahtlikult tahaks lahti lasta igasugustest hüvedest Jumala nimel, noh, neid on ilmselt väga vähe, aga on olemas need hullud, kes tõepoolest lähevad ja võtavad, aga noh, ma ei tea, kui palju jällegi seda olukorda nagu Eestis on. Mulle meenub sellega, tegin intervjuu Jaani kiriku õpetajaga ja ma küsin ta käest, et noh, et miks nagu kipub nii olema, et inimesed alles oma surivoodis hakkavad siis nagu Jumalast mõtlema või Jumalat teadvustama ja siis ta ütles ka kuidagi nii ilusti, et noh, et tead, kui inimene on nii väeti ja nii armetu, et siis ta noh, et Jumala ees ikka piinlik ei ole. Et võib-olla jällegi, et noh, et kõigile ei taha kurta või sa oledki nii kuidagi üksi ja nii mustas masenduses, aga noh, et Jumalale pole kunagi piinlik kurta või tema ees ei ole kunagi piinlik. Oled noor ja siis sul on endal nii palju jõudu, siis kui see jõud on otsas, siis sa mõtled, et oi kurat, natuke jama on, mul ei ole enam nii palju kontrolli. Huvitav jah, noh, ma ise nagu väga tugevalt nagu tahaks rohkem nagu panustada, aga ma nagu ühelt poolt tahan, et see oleks nagu jätkusuutlik ja see nagu töötaks välja, sest ühelt poolt ei tahaks nagu tegeleda sellega, et me teeme mingisuguseid asju ühekordselt. Et see on nagu minu jaoks niisugune tabu, sellepärast et see, et sa ükskord tegid jõulude ajal mingi annetuse, et noh... Väga lihtne, hakka püsiannetajaks, et... See vähemalt, selles mõttes vähemalt on ju, see on nagu esimene samm, aga teine on see, et kuidagi nagu olla alati rohkem nagu teemas sees, vähemalt, ma ei tea, 3% ajast, aga ta oleks nagu läbi aja kuidagi moodi jätkusuutlik, sellepärast et noh, siis sa koged seda reaalsust, siis sa näed, kuidas asjad on. Väga nagu ei taha jälle neid distantsliigutusi, kus sa lihtsalt saadad mingisugust raha, aga teiselt poolt siis, kui sa hakkad nende päris inimestega tegelemas, siis sa saad aru, et aga tegelikult sul ei ole nii palju jõudu või siis jaksu. Nende elu võib-olla jutud tunduvad depressiivsed. No see ei tundu nii äge, nii kuidas sa alguses mõtlesid. Et kuidas nagu leida sellises altruismis mingisugune keskne kulti, mis ei peta inimest ära, aga nagu mis oleks jätkusuutlik ja töötaks. Paneb kohe mõtlema. Et aga no ma arvan, et selles mõttes, et kuigi tundub, et noh, ala see mingi püsiannetajaks hakkamine on nii selline pealiskaudne ja lihtne, eks ju samm, siis noh, tegelikult kui selle eest saab see, mis iganes MTÜ, kes eakatega tegeleb, olgu see Elame veel või Jututaja või keegi teine, et kui nad päriselt saavad selle eest vabatahtlik abiga endast tööd teha ja midagi pakkuda, näiteks siis eakatele hooldekodudele, et siis noh, see on ju super, et rohkem ei oskakski nagu tahta, et see on juba tegelikult väga suur asi, et ma arvan, et kas ei püsiannetajaks hakkamist ei peaks nagu kuidagi pisendama, et jah, ja ma arvan, et noh, ma ei tea, kas üldse on võimalik, et kõik inimesed panustavad sotsiaalvaldkonda, aga noh, nagu ma enne ütlesin, et siis kas või see, kui me kuidagi kõik koos, kas see nagu me praegu rohepöördest räägime, et see on noh, söögi alla, söögi peale, meedias ja igal pool, et kui me kõik koos nagu kuidagi selle teema nagu rohkem üles võtaks, räägiks läbi need mingid kitsaskohad, pakuks lahendusi, valiks poliitikuid, kes selle valdkonnaga tegelevad, kui me tõesti leiame, et vot meie ühiskond vananeb, see on oluline, et kõigil oleks mugav siin elada ka nagu aastakümnete pärast, kui neid, kes seda maksu maksavad, on vähem kui neid, keda peab ülal pidama, et noh, see oleks küll super.
aga näiteks noh, need rohepööre ja nii-öelda vanaduse teemad on nagu selles mõttes nad on sarnaselt seotud, et noh, selleks, et me saaks mingisugust probleemi ära lahendada, me ilmselt eelkõige peame muutma mingisugust kultuuri, mingisugust harjumust, meie käitumismudeleid. Ja see on see koht, kus inimesed mõtlevad, et see ei ole päris see, kuidas ma tahtsin, on ju. Nii et noh, jah. Ja vot see on hea näide tegelikult, et jah, kas või tõesti praegu, noh ikka on igal pool palju häid soovitusi, et kuidas enda jalajälge väiksemaks teha, aga kui palju me tegelikult viitsime ja tahame, et justkui nagu on konsensus, et jah, see on probleem, jah, kliima soojeneb, jah, me peame sellega tegelema, et no aga jah, nagu vanaduse või haiguste puhul on, et me ootame, kuni tuleb see nii-öelda see tipp. Kuni pauk on käes, jah. et nii ta on, aga see on jällegi, ma arvan, inimloomus, mis on aastatuhandeid nii olnud, et ikka lükkad see probleemiga tegemist edasi. Me oleme suutnud ju päris keerulisi probleemi ära lahendada, et mis puudutab meie meditsiini. Noh, mõelda sellest on ju 1000 aastat tagasi, see on täiesti kuidagi ebareaalne, kui kaugel me oleme kõikide oma innovatsioonidega, kõige sellega. Et ühelt poolt me ei tahaks nagu väga öelda, et meie inimloomus on nagu olnud laisk, et meil on olnud inimesed, kellele me oleme usaldanud selle, et nemad suudavad seda innovatsiooni juhtida. Et võib-olla olukord ei olegi nagu nii depressiivne. Ja vot siin ongi näiteks see, et palju on algatusi, et mõtle välja enda äpp või muidugi ka äpp võib olla sotsiaalvaldkonnaga seotud, aga jah, või sellise mingid robootikaringid lastele ja nii edasi, aga tõesti äkki peaks rohkem nagu siis ellu kutsuma selliseid algatusi, kus koos mõeldakse lahendust mingisugusele sotsiaalprobleemile või eakatega seotud probleemile, et miks mitte, et kuidagi rohkem nagu selliseid initsiatiive ellu kutsuda ja rahastada ja teha mingeid ägedaid võistlusi ja värke, et Sest ma olen näiteks, ma elasin mõned aastad Rootsis, ja mis ma nägin, on nagu seal väga huvitav osa nende kultuurist, nende käitumismallide kogu aeg ümber mõtestamine. Näiteks, mis puudutab tervist, mis puudutab liikumist ja kõike seda. Nad on kuidagi, nad on suutelised kõik koos mingil hetkel võtma vastuse mingisuguse otsuse, mis puudutab teatud teemat. Ja keskmiselt, kui sa küsid rootslaste käest näiteks laenude kohta, siis nad on välja töötanud, mis on see miinimum, millest peavad noored teadma, kui nad võtavad laenu, kui nad tegelevad nende finantsinstrumentidega. Ja nad oskavad seletada, mis on annuiteet ja mingisugused muud maksegraafikud, et ikka väike nagu infokild, mis aitab inimesel võtta vastu neid otsuseid. Kuna me ei suuda palju infot vastu võtta, siis need ainult on kondensnud informatsioon. Ja samamoodi, mis puudutab tervist, oli ka nagu täiesti ootamatu, et inimesed hoolivad sellest, et nad mõtlevad selle peale, mida nad söövad ja nii-öelda samas, kui mina tahtsin võtta vastu otsuse, et ma ilmselt läheks mingi rämpstoidu peale, siis Rootsi kolleegid mõtlesid mingisuguse parema variandi välja. Et see on nagu huvitav, et siuke omavahel nagu nügimine käib, et kuule, et aga söö parem see vegan burger ära siis, eks ju, et no mis iganes on ju, need variandid on, aga neil on olemas oma nagu arusaam sellest, et nad saavad aru sellest ilmselt keegi ütleb, et mitte kõik on ju loomulikult, aga üldiselt nii-öelda, kui sa vaatad kogu sootsiumit inimeste arvu, kes teevad sporti ja nii-öelda tervislikud, need on päris, niimoodi lihtsalt tänavalt vaatad, et kes on nagu obiis, kes ei ole. Kuidagi moodi on see asi nagu välja töötatud, kes võib olla sellepärast, et neil on tekkinud usaldus esiteks selle informatsiooni vastu, mis neile antakse. Võib-olla me oleme nagu post-Nõukogude Liidu mingisuguse põlvkonna nagu esindajad, kus vanematest igale poole oli nii palju skeptitsismi, sellepärast, et kõik, mis oli sotsiaalne või mingi riigist tulnud, on nagu pettus. Et võib-olla need väiksed printsiibid, kuidas sa pead toituma, sa pead aru saama, mis on mingid valgsüsivesikud, mis on sinu organismi jaoks hea, ja sellest piisab. Võta see otsus vastu ise, aga tee väikese analüüs ära. Et kas sa arvad, et
noh, sotsiaalsetes nii-öelda valdkondades, mida sina tegeled, me saaks mingisuguseid niisuguseid infokilde nagu tekitada. Kusjuures see on täpselt asi, mille peale ma olen mõelnud, et sotsiaaltööd õppides enda kursuse kaaslastega me rääkisime, et kuna sealt tuli kogu aeg nii põnevat infot, olgu see lastekaitse valdkond või eakad või midagi kolmandat, et mõtlesime ka, et peaks hakkama kuidagi koolides käima ja selliseid loenguid pidama, et mingit sükest olulist infot nagu edasi anda. Et ma ei tea näiteks, kas tänapäeval koolides nagu räägitakse, et mis on lasteabitelefon, mis on selle number, et sinna võib alati helistada ja nii edasi, kas on mingid sükest olulised teadmised, aga ka midagi laiemalt kuidagi sotsiaalvaldkonna kohta üldse, et sest see ongi kuidagi nii võõras, aga näiteks sotsiaalvaldkonnaga isegi mõnes riigis endiselt on nii, et sa ei saa seda näiteks kohe pärast keskkooli õppima minna sotsiaaltööd, et sul nagu peab olema mingi suurem selline kuidagi elukogemus kuskilt mujalt enne või lihtsalt jah. Et sa ei tea, sul ei ole kokkupuudet veel või jah, et võib-olla ei ole kokkupuudet või ma ei tea täpselt, mis need nagu hirmud seal kuidagi on, aga samas mina arvan, et seda kuidagi peaks jälle nagu lähemale tooma, et mul on nagu enda kooliast küll hästi nagu elavalt meeles, et kas või kui mõni kiirabiarst käis rääkimas või meil oli see mingi ole normaalne kaustik oli, kus ka politsei ja siuksed teemad olid sees, mingi narko ja nii edasi, et erinevad mingid sotsiaalprobleemid ja et see ikkagi nagu mõjus mulle, et mul siiamaani, eks ju, meeles enam nagu mingi pildid seal olid või mingid teemad, mis me käsitlesime, et jah, aga jah, see siin nüüd Alar Karis on rääkinud ühiskonna harimisest ja haritusest ja kõigest sellest, et nagu PISA testides me oleme nagu tugevad, aga jah, et kui ongi näiteks ühiskonnana vaja siin, ma ei tea, koroonaviiruse vastu seista, et siis muidugi igas riigis on suuri proteste ja kõlab üpriski rumalaid seisukohti, et aga meil on ka ikka kohati päris palju seda, et kuidas siukse probleeme lahendada, et ma ei kujuta ette, et aga jah, õnneks ma ei pea ilmselt kõige suurem probleem on see, et me tahame olla spetsialistid igas küsimuses, me tahame igas asjas osa võtta, me teame paremini kui arstid, õpetajad ja kõik muud, et võib-olla nagu meie see egolaks on ka nagu päris tugev, et see on selline, et teaduse devalveerumine üldse laiemalt ühiskonnas, et sugusid pole enam ammu kaks ja nüüd läheb see podcast vairaliks, aga et selles mõttes, et kõik sellised nagu teemad, et me tegelikult näeme igal sammul teaduse rolli devalveerumist ühiskonnas. No aga ta ei ole ju põhjuseta selles mõttes, et need skandaalid ja igasugused on ju skeemid, mis teaduses eksisteerivad, need ei ole enam mingisugune normaalsus nüüd on ju, kui me kuuleme seda, et mingisugune artikkel sai publitseeritud totaalselt valete mingisuguste andmetega ja kõike seda ja see on nagu maailma tippajakirjades inimestele tekib tunne, et okei, jah, see on nagu midagi, mis on nagu väga keeruline mõelda, et see on kuidagi moodi nüüd autoriteetne. Tähendab, probleem on selles, et meil on uudiseid igast otsast, et alates sellest, et miski on nagu hea ja miski on halb ja mina näen nagu isiklikku probleem seda, et ma pean nagu igasse asjasse hakkama süvenema, et ma ei saa nagu usaldada autoriteeti mingisuguses küsimuses, kogu aeg on kellelgi on mingisugused huvid, aga ma ei suuda minna epidemioloogiasse kuidagi nagu aru saada kuu aja jooksul, mis need õiged asjad on. Jah, see infohügieen on hästi oluline ja ka jällegi asi, mida kindlasti ka juba koolides õpetatakse, aga kõik selline meediapädevus, et mida sa peaksid mingi artikli juures vaatama, kellele viidatakse, kes on mingil platvormil autoriteedid, et keda tsiteeritakse, mis mingid allikatele viidatakse, et mis on kuidas saada aru, et kas see on kust see info tuleb ja kas seda saab usaldada ja kõik need asjad, et selline teadlikkus kindlasti, ma arvan isegi noortel on suurem kui võib-olla mõnel keskealisel, kes on sotsiaalmeedias ringi liigub ja loeb kõike, või usub kõike, mis Facebookis kirjas on, et ka jälle oluline teema, et kuidas jällegi seda ühiskonna haritust suurendada, et võib-olla nagu vastus on pigem selles, et jällegi me peame vähendama distantsi meie ja mitteelulise asja vahel. Mitteeluline selles mõttes, et Erich Fromm kirjutas kunagi sellest, et inimestel on ta kasutab muidugi väga tugevalt sõnavara nagu niuke suhe nagu nekrofiilia vastu. Nekrofiilia mitte selles mõttes, et mingi surnud laip, vaid
meeldivad asjad, mis ei ole elusad, selles mõttes biofiilia on üks osa, ehk siis see, mis elab, ja siis nekrofiilia on see, mis meie armastus, noh, meestele meeldib autoga pigem on ju seal garaažis olla, no mis iganes, kes mille nagu leiab, aga noh, probleem ongi selles, et me ei taha olla seotud omavahel nii, noh, inimestega, sealt me kaotame empaatia, sealt me kaotame, et noh, päris palju niisugust sotsiaalset kapitali, et me pigem oleme mingi surnud esemega, mitte surnud, vaid elutu esemega, kui see, et me vaatame elusale inimesele otsa ja kuidagi oleme emotsionaalselt temaga seotud. Ja me kardame seda täna. Jah, tegelikult tõesti suhete loomine, kas see noorte vahel, et kui see on ju meeletult muutunud, noh, kõik need äpid, mis on sinna vahele tulnud, aga üldse selline, kuidas see võib-olla deitimiskultuur on muutunud, et ma arvan, et välismaad leiab selle kohta päris nagu häid uuringuid, et jah, kuidagi nii turvaline on olla selle ekraani taga ja mitte ennast nendesse ebamugavatesse olukordadesse panna ja üha rohkem elu soosib seda, et sa oledki enda kodus, Zoomist teed oma loengud ära, saadad paar meili päeva jooksul ja kellegagi ei suhtlegi, et aga noh, see ei ole loomulik, see ei ole kuskilt otsast loomulik ja see ei saa nagu eriti pikas plaanis hästi mõjuda või kas või see, kui lapsed ei saagi omavahel mängida, suhelda, tülitseda, et ei saa kokku ja on kuskil distantsõppel ja ainult vanematega, et no see ja vanemad ei taha väga nendele tähelepanu pöörata. Ja vanematel nendega ei taha jälle suhelda väga ja istuvad oma ekraanide taga ja see eeskuju, mis noh, vanemad enda lastele annavad ja noh, kõik need teemad, et no muidugi jälle laste kasvatamisest ma ei tea midagi, siin on nagu teoorias tahaks öelda, et no enda omale küll ei anna seda tahvelarvutit vähemalt, kuni ta pole, ma ei tea, 5-aastane, aga noh, paratamatult see juba tuleb varem ja jälle, kui sa inimest nagu eemal hoiad sellest, siis nagu noh, äkki ta hakatakse narrima, äkki ta pärast ei saa hakkama mis iganes programmide kasutamisega, mida kõik te sõbrad ja eakaaslased oskavad, et siin on jälle mingid erinevad hirmud tulevad. No see on väga huvitav selles mõttes ja need ongi reaalsed hirmud, sest ühelt poolt sul on nagu lapsel dopamiini üledoos on ju ja neuroteadlased ütlevad, et see ei lõppe hästi. Teiselt poolt on ju, sul on sotsiaalne pool ära rikutud sellepärast, et noh, kuidagi sotsiaalsed standardid on, noh, ja siis me oleme kuidagi kinni kiilunud, et võib-olla kõik need samad asjad, et me ühendame ennast rohkem on ju vanema põlvkonnaga, kuuleme, üritame rohkem aru saada, et aga mis on see elu olnud, kuidas inimene on emotsionaalselt üldse suutnud sellist keerulist nagu elu läbi elada, sellepärast, et elu on ju kokkuvõttes üsna niuke life sucks and then you die. Kuidas? Et life sucks and then you die. Jah. Aga just seal hooldekodudes käimine, ka selles mõttes oli mulle nagu nii vaimustav kogemus, et kuulatagi inimeste elusid, inimeste elulugusid, kes on hoopis teisel ajastul elanud, teinudki mingite maatöid, noh, ma olen täiesti linnainimene ja noh, kõik sellised lood või kas mingi see hoopis teistsugune sõnavara, et noh, minu jaoks on see nagu nii huvitav ja paeluv, et jah, just, et need on kõik vastused, et mis siit jutuski juba varem on nagu läbi käinud, et jah, neid põlvkondade vahelisi sildu ehitada ja kuidagi proovida nende ekraanide tagant ära saada ja vaadata otsa nendele päris sotsiaalsetele probleemidele meie keskel, et selle jaoks on ilmselt vaja võib-olla kiiremat viisi, kuidas sinna jõuda. No ilmselt üks on see, mida sina oled teinud on ju läbi sellise nagu formaadi, aga ma ei tea, kas on nagu mingisugust nagu fast tracki selles osas, kui inimesel tekkis mõte ja ta juba järgmine nädal saab juba minna, ma ei tea, mängida mingisugust malet näiteks on ju hooldekodus. No mis iganes see mõte saaks olla. Kas noh, sellist nagu kanalit on nagu võimalik või kas see on üldse hea mõte? Kindlasti on. Ma avaldasin ka Õhtulehes ühe Norstati uuringu, kus ma küsisin ka selle kohta hooldekodudelt või noh, siis Norstati küsitlejad küsisid, et kui paljudes hooldekodudes on vabatahtlikud. Ja no see oli ikkagi alla poole, aga tegelikult päris paljudes olid. Ja muidugi saabki minna vabatahtlikuks, et see on jälle see vabatahtlikult millessegi panustamine, et no ma arvan, et võib-olla siin linnakeskkonnas on jällegi nagu raskem selliseid noh, kontakte luua, aga kui seal oledki mingi väiksem kogukonna liige, et võib-olla terve elu sealt mingisugusest hooldekodust mööda sõitnud, et aga noh, minnagi ja vaadata, et kas teil on millegagi abi vaja,
et mulle meeldib küpsetada, kas ma võin teile vahel tuua midagi, et teha ka mingi sihuke vahva ettepanek, et ma arvan, et see on igati äge ja kindlasti siukseid näiteid ka on, ma lihtsalt ei tea neid kõiki. Nojah, see, mis sa mainisid, et inimene tahab lõppkokkuvõttes võib-olla mingisugust väikest vestlust, on ju, mingisugust niisugust soojat suhet, et see on tõepoolest vähesed saavad sellest aru, et võib-olla isegi asju ei ole vaja, et lihtsalt sinu väike kohalolu 10-15 minutit niimoodi, et näha sind naeratamas, et sellest on ka juba niisugune emotsionaalne soojus. Kas sa oled märganud mingisugust vahet näiteks, ma ei tea, meil on ka on ju korralik niisugune vene kogukonna esindajad, et kuidas Eesti ja Vene nagu asjad toimuvad, et kas kuidagi moodi erinevalt mõtestavad seda kogu hooldekodu asja? Ma ei oska siin selles mõttes teha erinevusi välja tuua, et ma arvan, et kuna hooldekodudes on ju läbi isegi igasugusest rahvusest inimesi, et siis kindlasti need nagu murekohad on samad, küll aga mida vene kogukonna puhul välja tuuakse vahel on see, et neil ei ole võib-olla kogu seda infot vene keeles saadaval, et see võib nagu vahel probleem olla, miks nad võib-olla ei jõua mingite teenusteni või et lihtsalt see kuidagi teave ei liigu äkki nii hästi vene keeles kui eesti keeles, aga jah, et nagu see võib olla selline nagu erinevus. Et aga jah, mis sul peresuhte puudutab, seda kindlasti enne tõid ise selle kohta näite, et mulle kuidagi tundub, et vene kogukonnas on rohkem sellist austust inimeste võib-olla vahel üldse või perekondade sees. Lihtsalt ajast maas, et nad on nagu jõuavad individualismi alles praegu. No just, et äkki see on üks asi, mis on vene kogukonnas paremini, aga lihtsalt huvitav kommentaar sellele, et ma kunagi töötasin ja elasin Narvas ja me otsisime kandidaate tööle, siis suhtlesime inimestega ja siis üks naisterahvas vist kuskil vanuses 34 sõitis minema Narvast UK-sse selleks, et teha seal mingisugust tööd ja siis lõppkokkuvõttes tuli tagasi. Ja miks ta tagasi tuli? Ta ütles, et see, et aga mul on ju vanemad. Ja ta 34 ja siis ta juba mõtleb selle peale, et tal on vanemad juba mingi 50 pluss, võib-olla kellegi neil on juba mingisugused probleemid. Et see oli minu jaoks väga huvitav nagu mõtteviis, et loomulikult võib-olla tegemist on nagu tütrega, kus on natuke rohkem niisugust hoolitsust oma vanemate üle, aga ma ei tea, kas kõik on sellised, aga see oli päris tugev niisugune käik. Et ta ilmselt sai aru, et ma ei tea muidugi, eks võib-olla töötingimused seal UK-s on ka rasked, et need inimesed lähevad tegema sinna ju niisugust lihttööd kuskile tehasesse ja kui sa mõtled selle peale, et okei, aga mis edasi? Ma olen 34 ja ma ei ole võimeline korterit ostma või midagi taolist, et siis tuleb nagu tagasi tulla. Aga eks ilmselt see vanemate argument oli ka seal. Mulle selle teemaga meenub veel see, et paraku kahjuks on nii, et seal, kus on vene kogukonnad suuremad või venekeelsetes linnades, KOV-ides, et paraku on neil rohkem probleeme ikkagi ka sotsiaalteenustega, et ma ei tea, millest see tuleb, aga näiteks õiguskantsler ju ise läks Narva linna vastu kohtusse, neil olid erinevad siis sotsiaalhoolekande seaduse punktid või määrused, mis seal täpsemalt olid, et mis piirasid siis abi saamist ja nii. Ja mul Postimehes töötades kolleeg Katarina Minkova minu meelest oli Kohtla-Järvel kajastas erinevaid probleeme, kus politseinik käis põhimõtteliselt siis hooldamise abistamas inimesi, sest sotsiaalosakond ei saanud lihtsalt hakkama enda ülesannetega. Et kuidagi selles mõttes kahjuks negatiivselt torkavad välja need piirkonnad, aga ma ei tea, millest see tuleb, et või kas siin kuidagi rahvus mängib rolli või mitte. Eks ilmselt on ju traditsioon, millega inimesed on seotud, aga vene kogukonnas on tugevalt näha ikkagi ka seda, et miski pärast inimestel on uuemal põlvkonnal on nagu see keeruline kuidagi moodi oma elu ära korraldada, mis puudutab nagu pere loomist samamoodi, et need see ajastus on ju, minu vanemad abiellusid siis, kui need olid 20 on ju, mina siis, kui olen 30 on ju, need nagu nihed on ikkagi tugevalt näha ja paljud on ka need, kes on nagu sealt edasi
ja väga, väga raske kuidagi inimestel otsustada ära, mis nad tahavad. Inimestel tekib niisugune tunne, et nad, kui nad võtavad enda peale vastutuse, siis nad kaotavad võimalusi selles elus. noh, kummalisel kindlasti võib-olla jällegi see individualismi teema, eks ju. Keegi neist ei ole muidugi Elon Musk, on ju, oleks midagi kaotada, et väga, väga harva inimestel on mingid väga suured talendid, juhul kui tal on, siis ta juba on kusagil, on ju, ta juba tegutseb. Aga tihtipeale ongi see, et mul üks kunagi meie rajoonist üks rokkar ütles, et ta oli juba 40, siis ta ütles, et enne kuni ta nagu selle rokkari karjääri nagu ära ei tee, ikka korralikult bändi ära ei tee, selles mõttes pereloomisest ei saa olla juttu. Ja inimestel on sellised nagu mõtted, mis nad miskipärast arvavad, et see takistab. Aga kuidas sa ise nagu noore põlvkonna esindajana nagu mõtestad seda, neid suhtumisi, mis puudutab nagu pereloomist ja üldse? Siin ongi ikka see, et kuna ongi nii palju võimalusi, siis tuleb see haridus kõigepealt, et käiks selle haridustee lõpuni, siis juba saad mingit töökoha, tegelikult võiks siin ka natuke pädevusi kasvatada ja eks ta nii kipub olema et kõik need tegelikult olulised asjad, eks ju, lükkuvad nagu edasi ja edasi ja sama küsimus, kindlasti probleem on ka nagu see, et kuidas neid kontakte nagu üldse luua ja kogu see tehnoloogia, mis sinna suhete võib-olla vahele on tulnud, mis ühest küljest nagu aitab võib-olla kellegi leida, aga teisest küljest võib nagu väga üksildasena ennast tunda selle telefoniga tõtt vaadates, et ikka pole kedagi kõrvale leidnud ju sealt. Aga jah, see on selline hoopis teine teema, et kõik need suhted aga samas ka ikka on see kurb statistika, et pooled abielud ju lahutatakse. Ilmselt rohkem. Ja võib-olla isegi rohkem, eks ju, kui paljud üldse nagu abiellumine on vähemalt ikkagi moes, aga tundub lihtsalt, et nagu kaudselt need teemad on nagu seotud sellepärast, et jällegi me räägime inimesest, tema mõttemaailmast, tema suhtumisest, et jällegi need pereväärtused selles mõttes, et kui pere oleks number 1 prioriteet, siis arvatavasti see loodaks ka varem ja võib-olla oleks ka suurem kuidagi tähelepanu vanemal põlvkonnal, aga jah, see kuidagi kõik lükkub edasi ja on selline väga killustunud. Kas sa arvad, et sellest on võimalik kuidagi moodi jagu saada või see on juba 200-aste küsimus? Ma ei usu, et selle siin nagu midagi nagu teha on, et ja tõesti võib-olla need inimesed, kes kunagi neid eakaid hoodlevad, ei olegi pereliikmed ja ongi hoopis robotid või vähemalt tehnoloogial on seal palju suurem roll ja ei saa öelda ju, et see nagu halb on või vähemalt tegelikult kui juba praegu seadused igasugused ütlevad, et ei peaks pereliige olema see, kes nagu füüsiliselt hooldabki, et jah, perekonnalt võib raha küsida, aga meil on ju nii suur probleem praegu see, et mis oli 15 000 rohkemgi inimest on tööturult eemal sellepärast, et nad kedagi hooldavad, et see on jällegi nagu selline probleem, mida annaks kõvasti leevendada, kui oleks kõik need abipaketid olemas nendes hooldekodudes, vaid kohalikes omavalitsustes. Et miks sellega ei tegeleta, raske öelda, sest kui inimesed läheks tööle, see oleks rohkem maksuraha. Kui see probleem nende hooldekodudega ja kõik, mis sellega seondub, saab üks hetk lahendatud ideaalmaailmas, mis on see järgmine asi, mis ootaks ette? Esiteks ma ei usu, et see üldse kunagi lahendatud saab, see probleem lihtsalt aina süveneb, kuni on paanika ja kuni sellega loodetavasti tegelema hakatakse. Ja ei mõtlen alati, kui nagu sükste asju nagu öelda või negatiivselt rääkida, siis sa muidugi teed kellelegi liiga ja on üliägedaid kombe, nagu ma enne välja tõin, et kes pakuvadki kõik võimalikke teenuseid ja nii, aga jah, ma ei tea, mida veel nagu teha, et ma arvan jah, et ikkagi saaks hooldekodude puhul ikkagi ära teha kas ei see, mis iganes loomade asi, mida ma rääkisin, või hooldekodude linnakeskustesse lähemale toomine või omavalitsuste keskustesse lähemale toomine, ühendamine mingisuguste teiste avalike asutustega, et jah, aga pikaajalises hoolduses, mis on nagu see katuse termin, et seal on palju asju, aga ega mul nagu rohkem või mul ei ole mingit suuri et sa võtad ühe asja korraga ikka? Ja ühe asja korraga, et selles mõttes mul ei ole mingisugust eesmärki Eesti sotsiaalsüsteemi kuidagi ära remontida,
et lihtsalt see oli see üks koht, kus ma nägin nagu võimalust panustada, et jah. Aga ma väga loodan, et inimesed ikkagi mõtlevad selle peale, et kuidas nad saavad teist aidata, sest ilmselt see on üks suurimaid rõõme ja noh, sinu eeskujul on näha, et noored inimesed on võimelised seda tegema ja see on igati ilus elu, kui me suudame elada tervislikus ühiskonnas, kus meil on ikka sotsiaalne sidusus, ütleks mõni poliitik vist. Absoluutselt. Ja vanemad keskmised on ju ja uuemad põlvkonnad, et omavahel oleksid seotud, siis nad saaks vist rohkem elust jagu. Aga suur tänu, Kadri, et said tulla. Ja suur tänu kutsumast ja elameveel.ee on see lehekülg, kust ka MTÜ kohta rohkem infot saab, et kui jõuluajal keegi panustada tahab, siis seal saab annetada. Absoluutselt. Ka meie tiim teeb oma panuse. Aitäh sulle. Aitäh.